See siin on peeneks jahvatatud puitmass. Ja see siin on aerokeel, kasulik materjal, mida saab edukalt kasutada muuhulgas näiteks reovee puhastamiseks. Tänapäeval luuakse selliseid aerokeele peamiselt naftapõhise keemia abil, aga puidukeemia uued tuuled tõotavad siin fossiilse toorme asendada meie enda puidutööstuse jääkidega. Tähelepanu, tegemist on teadusega. Põhjused, miks me siis puitu uurime, on tegelikult päris mitmeid. Üks võib-olla selline võib-olla aegkriitilisem põhjus on see, et umbes 50 aasta pärast saab meil maapõuest nafta otsa ja mis siis edasi saab. Kui mõelda üldse nafta peale, siis nafta on tegelikult meil siis fossiilsel kujul ligniini komponent, mida me puidus leiame. Puidus on meil 3 põhilist biopolümeeri, tselluloos, hemitselluloos ja ligniin. Ja ligniin siis fossiilsel kujul ongi siis see must kuld, mida maapõuest on juba üle 100 aasta tegelikult välja kummatud. Asi pole aga nii lihtne, et võta lihtsalt ligniin ja tee sellest midagi. Kõigepealt tuleb see suur molekul lõhkuda väiksemateks osadeks. Ligniin on aga materjal, mis annab puidule tema vastupidavuse, mistõttu ei alluda kuigi kergesti inimese soovidele. Lisaks tuleb välja, et ka ligniinil ja ligniinil on vahe. Ligniin on biopolümeer, mis koosneb mitmetest struktuuriühikutest, mis on omavahel seotud suurte molekuli. Ja need struktuuriühikud nimetatakse veel monolignoolideks ja ka S, G ja H ühikuteks. Okaspuidus domineerivad G-ühikud, lehtpuidus G ja S ühikud on võrdses koguses. Kui me räägime nüüd näiteks põllumajandusjäätmetest ehk odrapõhust, siis selle ligniinis S ja G ühikutele lisaks sisalduvad ka H ühikuid ja päris suures koguses. See, mis vahekorras need erinevad ühikud on, määrab suuresti ka selle, millise tehnoloogiaga teadlased ligniinile lähenema peavad. Aga ometigi, metsapuit ju kõduneb ja järelikult tulebki vajalike tehnoloogiate loomisel kasutada ära looduslikke protsesse. Kuna ligniin on väga keeruline polümeer lagundamiseks, toimub see looduses mikroorganismide koostöös. See tähendab, et üks osa mikroorganisme on võimeline polümeeri fragmentideks lagundamine. Teine osa on võimeline neid fragmente kasutama, et näiteks sünteesida olulisi kemikaale, mida on isegi võimalik kasvukeskkonnast eraldada. Ning kolmas grupp organisme on võimeline näiteks tegema neid mõlemaid protsesse. Sellised eriti võimekad ligniini lagundajad ja ligniini kasutajad kasvavad näiteks väga ekstreemsetes kasvukeskkondades. Nii on teadlased otsinud endale pisikesi abilisi nii soolakaevandustest, kuumaveeallikatest ja ka saastunud aladelt, kus elavad organismid saavad hakkama nii soolsuse, temperatuuri kui saastega, mis oleks enamusele mikroobidest surmav. See tähendab seda, et sellised ekstremofiilid on eriti tõhusad ja ka eriti vastupidavad tööstuslikes tingimustes, et toota teatud ensüüme või teatud kemikaale, kui neid kasvatada näiteks ainult ligniinil. Kui leitakse, et bakter ligniini sööb, saab ju otsida välja, milliseid ensüüme ta selleks kasutab ja millised geenid seda võimaldavad ning hakatagi neid ensüüme spetsiaalselt tootma. Näiteks lakaaside nime kandvad ensüümid lõhuvad ligniini ka 80 kraadi juures, mis avab juba ukse täiesti uutele puidukeemia võimalustele. Muuhulgas ka meie aerokeelile, kuid tegelikult on need ühendid ka väärtus iseeneses. Kui vaadata ligniini väärindamisest natukene kaugemale, näiteks ka nende samade ligniini lagundavate ensüümide biotehnoloogilise või tööstusliku potentsiaali poole, siis on võimalik neid ensüüme kinnitada erinevate filtrite külge. Ja tegelikult siis näitlikustatult me võime öelda, et me paneme ensüümi filtri külge kinni, valame reovee, mis näiteks sisaldab mingisuguseid toksilisi fenoole sellest filtrist läbi ja see filter siis nii-öelda biotervendab selle vee ära, et teiselt poolt filtrit tuleb meil välja juba siis puhas vesi.